Tere! On 15. juuli 2022 ning saabusime Peipsimaa pärimuskeskusesse. Oleme siin, et osaleda Nõgese kiust ehete töötoas, mida juhendab Mari-Triin Kirss. Peipsimaa pärimuskeskus asub Kolkja alevikus, endises 19. sajandi lõpus ehitatud vanausuliste elumajas. Tänase päeva kangelane Kõrve Nõges. Vaatame näidiseid ning tutvume erinevate kiududega. Tuntumad kiutaimed riiete saamiseks on lina ja puuvill. Kuigi nõgest on ajalooliselt kiudude saamiseks kasutatud, on tema kiutoodang võrreldes linaga üsna madal. Pärast nõgese korjamist eraldame lehed ja tambime varred pehmemaks. Nõgese kiud asuvad koore sees. Peame kiud taimsetest rakkudest eraldama, kuid värsketest vartest on seda raske teha. Jätame nõgese puntrad kuivama ning läheme lõunale. Keldris asub Siguri muuseum koos 19. sajandi lõpus ehitatud Siguri kuivatusahjuga. Sigur on siniste õitega taim, mille juurtest on kuivatamise ja röstimise teel tehtud kofeiinivaba kohvi. Et vahepeal kuivanud nõgesetuustitest taimset massi kiududest eraldada, kammime ja rullime neid kätte vahel. Valime savihelmed ning algab ehete punumine. Wolfil õnnestus oma jupike taimsetest kiududest üsna puhtaks saada, minul aga jäi ajast puudu. Enne, kui sõidame Peipsi põhjarannikule, teeme peatuse Varnja alevikus ning külastame kodurestorani Lendav laev. Peipsi järve põhjakaldal on Männimetsa all ruumikas RMK lagedi telkimisala. Olenevalt Pihkva järve, kas juurde või mahaarvamisest, on Peipsi järv suuruselt Euroopa 4. või 5. järv. Suitsukalaputkast ei saa muidugi peatumata mööduda. Very nice. Väike reisikohvi peatus präänikutega. Sääski on nii palju, et võitlen vihma ja opega sääskete vastu. Lähme rabasse uurime, kuidas on lood murakatega. Kuigi jõhvikate jaoks on veel vara, on leida eelmise aasta marju. Agara muraka korjamise käigus astusin peaaegu rästikule otsa. Nüüd läheb murakamoosi keetmiseks.